Tere! Kõigist takistustest hoolimata olen täna jõudnud teie ette ja nagu lubatud, siis osaliselt on see lugemine kaksikleekidele suunatud, aga väikese lisanüansina üks hea kanali vaataja pakkus välja pärast seda, kui ma oma mõtisklust eelmisest elust ja sellest kogemusest jagasin, et võiks vaadata, mis siis täpselt võib olla see, mis eelmisest elust nii-öelda siis torkima on tulnud või kus see õppetund peitub. Nagu ma lubasin, on mul siin täpselt needsamad kivikesed, tsitriin, tiigrisilm ja püriit. Sa võid video pausi peale panna ja tunnetada, milline grupp sulle paremini sobib, aga võib-olla aitab sind natuke ka see, kui ma iga kivimi kohta natukene räägin. Võib-olla kõnetab sind ka kaardi tagune. Alustame tsitriinist, mis on võib-olla nüüd kõige huvitavam fakt, et tsitriin on tegelikult inimkäte loodud. Et natukene spikerdan, otsisin infot kohta, sest kivikeste nii-öelda tausta kohta ma väga peast ei oska rääkida, olen neid küll uurinud, aga et ma ei eksiks, siis toon välja selle, et tsitriini põhiomadused on eneseusk, positiivsus, rahulolu, tervendamise ja manifesteerimisega on seotud, on ka külluse kivi, edu ja elumõtte, elutahte kivi. Ja sünnikivi on ta novembrikuus sündinutele. Praegu mul kohe turgatas üks sünkroonsus pähe. Lihtsalt tean ühte inimest, kes sai kihlasõrmuseks tsitriiniga sõrmuse ja tema välja valitu on siis novembris sündinud. Varem ma selle peale ei ole mõelnudki. Ja sodiaadimärkidest on ta seotud kaksikute, jäära, lõvi, kaalude ja skorpioniga. Number 11 kindlasti on tema number. Päike, Merkuur, tuli ja ta on kollane või kuldpruun. Ja nagu öeldud, siis ta kuulub kvartside perekonda ja nüüd ma siis tsiteeringi, et kuidas teda siis saadakse, et see on hästi huvitav. Et tsitriin tekib ametüstist maapõues vulkaanilise kuumuse tulemusena, mistõttu ta värv muutub tumekollaseks. Maapõues kuumuse tagajärjel on jäänud ametüsti kristallvõre ehk aatomvõre ja tuum samaks, kuid tekkinud on juurde kollakas värv. Ja kuidas siis teada saada, kas tegemist on nüüd loodusliku vulkaaniga tekkinud või on siis kunstlikult protsessi siis jäljendatud, siis mida kollasem on või mida tumedam, seda tõenäolisem, isegi kui ta selline pruunikas kollane juba on, võib väita, et see on siis inimeste enda poolt ekstreemses siis tingimuses loodud kivi. See konkreetne tundub pigem looduslik olema, et sest heledat on siin ka. Tsitriin on üks kividest, mida kasutati ülempreestri kaitsekilbina ja usute, kui tsitriin asetada otsa esile, selle suurendab see inimese füüsilist jõudu. Et sellepärast on öeldud ka, et see toetab vanureid, kellel on siis seda elujõudu tarvis suurendada. Ja kindlasti sellist tehet tasub siis kanda siis, kui on vaja elujõudu ja positiivsust endast siis suurendada. Nii, ja selle põhjal siis võib-olla enne kui ma
kaardid avan, võtangi, panen ajatemplid, lähen ikkagi ühe pakiga edasi, et ei räägi kõike kive korraga, sest mulle tundub, et see tsitriin hakkas mind juba kõnetama ja ma pean sellega siis jätkama. Et info, mis mulle pähe tuleb ja mida ma siis jagada tahan selle kiviga seoses, on siis see, et need eelmiste elude kogemused on üsna tulised, justkui puhastust tulest läbi käinud, et see vulkaaniline tuli millegipärast ka nõiaprotsessid, tuleriidad meenuvad. Igal juhul selline sünge pime ümbrus, aga see kivi on kui särav kristall, kui mingi helendav lootusekiir. Et võib-olla selle grupi inimene on eelmises elus olnud teadja naine või siis tark erak, kes on siis vaimsete teemadega tegelenud. Seekord, nagu te näete, paneme see kivikese nii, et ta näha on, ei ole ma kaarte välja tõmmanud, et tuleb küll video natukene pikem. Ma olen kaardipakid küll kõik korralikult seganud, aga taotleme, et ma võtaksin pakist välja 3-5 sellist kaarti, mis siis annavad sellele grupile mingisuguse sõnumi. Vaatame, mis tahab tulla. Et see, mis tuleb, see tuleb. Nii, ja need 2 piiluvad siin ka. Nii, ja väga kõnekad kaardid tulid välja. Vaatame, kuidas ma paremini saan siia ekraani peale teile panna. Nii, alustame sellest, et esimesena hüppas kaardipakist välja siis sauade 8, mis sümboliseerib kiirust, tulisust, sõjakust, kiireid arenguid. Ma usun, et see, mis eelmisest elust nagu sulle kaasa on tulnud ja mis alateadvuses sind mõjutada võib, ongi siis eelmise elu mingisuguselt kiiresti kulgenud ja lõppenud sündmused, mis siis, ma ei tea, kuidagi, nägite ise, kukkusid nad välja, aga need 3 kaarti räägivad seda keelt, see on abieluliitude kaart, võib viidata ka kaksikleekide liidule ja paar, sauade kuninganna ja karikate kuningas. Sauade kuninganna hästi tuline, energiline, kirglik teadja naine, kes tormab läbi elu ja võib oma tulega teisi ka põletada, aga samas on ta selline hästi jõuline kaart. Ambur, jäär, lõvi. Mina vahel ka pean seda oma isikukaardiks, kuigi numeroloogiliselt. Võib-olla ma leian seoseid, kui tervet kaarti otsida, aga amburina ma tunnen nagu erilist sidet selle kaardiga. Ja karikate kuningas on keegi, kes on hästi emotsionaalne, aga samas on see vaoshoitud emotsionaalsus, see ei ole enam tormakus, ta on hooliv, kaastundlik ja tõesti siis need mõlemad on siis abieluinimeste energias ja tundub, et see teema on kas selles või eelmises elus seotud kuidagi abieluga. Ja võite ise siis vaadata, kuidas seda kaardi sümbolit nüüd tõlgendate, et see viimane kaart toob sisse siis 3. osapooled ja südamete murdumise ehk mingi armu kolmnurk ja siis selline nii-öelda suhte purunemine, millest võib olla siis sellesse ellu kaasa tulnud kartus usaldada teist poolt, liiga kiiresti edasi liikuda, ehk siis kui suhe muutub tõsiseks, tormata järgmisse, justkui oma haavatavust
varjates ja oma tundeid kaitstes. Et on selline nagu kiht peale tehtud, et seda tulisust ja tunnet, emotsioonide energiat kuidagi taandada. Nii, võib-olla paneme nüüd natuke siia ettepoole, kuna tegemist ei ole sellise, võib-olla süva nii-öelda hingelise analüüsiga, vaid püüame võib-olla ka natukene mingisuguseid märksõnu sündmuste kohta kätte saada, mis seal elus siis võisid olla. Siis ma võtan sellised kipersüsteemi kaardid, mis siis natukene selliseid maisemaid sündmusi peaks näitama või välja tooma, et vaatame, kas me saame siit kätte. Hopsti, 2 kaarti tuli. Nii, ja saame kaardid eluruum ja kohus. Nii, ja jällegi minu jaoks nii-öelda haakub see, et selline hubane kodu loomine ja mingisugune hukkamõist, kohtuprotsess, lahkuminek, valu emmale kummale osapoolele. Ma ei tea, huvi pärast vaataks, küsime kaartidelt juurde, et kas me saame teada, et kas see osapool, kes siis haiget sai rohkem ja kes siin vaatab, on eelmises elus see nais- või meesenergia olnud. Vaatame, mis tuleb. Transformatsioon, see meile veel ei anna, kuigi võib öelda, et see 13 ja number 4 on pigem siis meesenergia või tormakus, aga see veel ei anna vastust, kas see on oluline. Ja tugevus ja sauade 2 viide siis sauade kuningannale siin, et see, kes nii-öelda edasi on pidanud liikuma ja siia on jõudnud, on siis tugev naine olnud. Nagu te näete, siin on see lõvitaltsutaja naine, kes siis suudab ka lõvid taltsaks teha. Nii, siis on mul üks selline Lenormatide pakk. Vaatame, kas siit ka veel mõni märksõna. Et seni, kuni ma segan, võib-olla siis räägin seda, et kuidas siis nii-öelda üleüldse see info eelmiste elude kohta tuleb. No kindlasti unenäod on üks allikas. Teate küll, need on need unenäod, kui sa näed unes inimest, kes on sulle tuttav ja sa tead teda ja üles ärgates ei suuda sa nii-öelda selle elu reaalsusega kokku viia, et kes ta võiks olla, et ühtegi sellist inimest tegelikult ei tunne, aga unenäos oli ta oma. Või siis déjà vu efekt, tunne mingis kohas, situatsioonis, olukorras, et siin ma olen juba olnud. Aga mõnel, nagu minul aeg-ajalt, võib ka siis nii-öelda mõne märksõna või päästiku peale ka mingid pildid vilksatada ja sealt ise siis seoseid luues, ehk siit tuleb midagi veel välja, et kas siit tundub, et väga ikka tuli. Nii, saime kinnituse küsimusele, et see ladumine on selle naispoole kohta, et ta eelmises elus oli naine. See, kes ta nüüd praeguses elus on, eks sa ise tead, kui sa vaataja oled, kumb sa siis oled. Ja ta oli naine, kes siis päike ja süda, ehk siis kes oli suure südamega ja helge, särav, armastav koduhoidja ja kui see kaart nüüd siia kõrvale panna, siis tundub, et mingil põhjusel ta sai väga haiget. Mind hakkas praegu huvitama, kas see haiget saamine tõenäoliselt on selle mehega seotud, et kas see mees nüüd tegi talle haiget või pigem siis nii-öelda mingisugused sündmused, mis siis mõjutasid seda, sest millegipärast turgatas mulle pähe, et mees sai surma. Nii, müntide 8, müntide äss, raha ja tööga seotud kaardid.
nii, mis valdkonnaga seotud see mees oli, mis töö ja raha. Nii, jah, veel kord emotsionaalne, kirglik, unistas palju, tähekaart, aga samas ta mingis mõttes oli ka klammerduja. Mulle millegipärast ei tundu, kuigi mündid on rahaväljendus, aga kuna tegemist on karikate kuningaga ja vaadates seda nii-öelda sauade kuningannat, siis mulle tundub, et see klammerdumine pigem näitab siis kinnihoidmist sellest naisest. Ja kuna tuli siis ka see südamete murdmise kaart, siis selle taga võis olla näiteks põhjendamata armukadedus ja naine võis siis ennast tunda justkui puuris hoituna. Ta ei saanud justkui enam särada, seda armastust jätkus, aga selline nii-öelda hoitus ja ahistatus oli. No mis siis juhtus? No vaatame ühe kaardipakiga veel, et ma vaatan, mis tahab tulla. Võtame Marilyn Gerro kaardipaki, mis on ka üks mu lemmikuid, sellepärast, et see on hästi heade piltidega ja üsna siis selline palju rääkiv. Nii. Ja nagu ma kahtlustasin, jäigi siis saamata see kooselu, vanaduse kogemus, ehk siis see abielu millegipärast purunes ja mis selle põhjus võiks nüüd olla, enne kui me läheme edasi nüüd soovituste juurde, kuidas selle haavaga tegeleda. No vaatame, las hüppab ise välja. Mis võis olla selle põhjuseks, et see mees siis selle naise elust lahkus. Nii. Tuli teadmiste kaart. Millegipärast võib mul kohe Akashi kroonikad ette. Mulle tundub, et tegemist ei olnud sõjamehega, pigem kõrgemast seisusest intellektuaaliga, kes süüvis salateadmistesse, kes teadis midagi sellist, mida võib-olla teised ei teadnud. Ja need teadmised võisid talle ohtlikuks saada. Nii, kas ma saan vastuse ka sellele küsimusele, kas sellele naisele tegi haiget see mees või see südamevalu ja kolmas osapool. Nii, ja nüüd mulle turgataski, et tegelikult see kolmas osapool tuli siit juba enne ladumisest välja. Ja see vastus on tegelikult juba laual. Ikkagi suurem oli see, mis neid lahutas. Nii, võtame siis kaarte vähemaks ja tuleme siis nii-öelda tänapäeva tagasi. Ma saan aru, et selle grupi inimesel on siis eelmises elus olnud kogemus, kus oli väga-väga suure armastusega, sest see kaart on üldiselt abielu ja suure õnnekaart, perekonnakaart, mitte lihtsalt paarisuhe, vaid perekond, kogukond ja millegipärast see valu, kaotusvalu kuidagi mõjutab seda inimest ka selles elus. Igaks juhuks vaatan veel, mis teemadega seoses see praeguses elus siis võiks mõjutada, mis siit tuleb. Nii, hingeside ja võib-olla oled selles elus oma hingesugulusega, kelle sa eelmises elus kaotasid, kohtunud ja see on sind mingitele protsessidele äratanud. Ja võib-olla siis ongi see moment, et kas usaldada, kas võib-olla sellised mõtted, et kas ta jälle mu elust kaob, ebakindlus. Vaatame, mida siis kaardid selle kohta ütlevad, kuidas sellesse teemasse suhtuda.
vastus pole veel selge. kõik on võimalik. usu tõtt ja ära anna alla. Ehk siis ei tähendab, kuna ma mõtlesin, et kuidas siis nii-öelda suhtuda või mida toimetada ja kuidas nii-öelda sellesse suhtesse suhtuda, siis ei tähendas siin seda, et alla anda ei tohiks. Vaatame, kas me kaksiklegi kaardipakist saame mingisuguse, ma ei tea, kas kinnituse selle hingesideme kohta või mis probleemid seal võivad olla. Vaatame, mis siit tuleb. Nii, sina võid siin all ka seni kommenteerida, kas sulle meeldib pigem see, kui ma teen kaardid varem jagan valmis ja siis on video natuke lühem või meeldibki sulle just see, kui ma niimoodi jooksvalt ja sisetunde järgi siis järjest teen. Nii, mis meil tuli? See teema, millele sa oled keskendunud, on siis madal eneseväärtus. See võib tõesti selle eelmise elukogemusega olla, et kuna see uus inimene hinge tasandil, hinge sugulasena on su ellu tagasi tulnud, siis millegipärast ei tunne sa ennast kindlalt. Sinu inimkogemus on kogemus madalast eneseväärtusest. Alles ärganuna, valgustatuna kehastume me loomulikku kõrgesse sagedusse. Inimese madal eneseväärtus tuleneb sellest, et meile on sisendatud, et Jumal on väljaspool sind. Jumal siis selles tähenduses, et kõiksus, see, kes otsustab meie saatuse. Kui oled valmis ärkama, hakkad sa seda lõhet ületama enda sees, hakkad korrigeerima enda uskumusi, enda väge ja enda tõde ja tasapisi õpid iseennast usaldama ja mõistad siis eneseväärtust. Nii et madal eneseväärtus on selle kaardi nimi, see on sinu probleem. Soovitus minu kaardipakist. Hüppas teistpidi, järelikult see sõnum oli. Küsi oma hingelt märke kinnituseks, et oled õigel teel. Tänane märk on harilik sisalik. Kui teda kohtad, siis ta tuletab sulle meelde, et oled oma õigel ajajoonel. Ükskõik, olgu see pilt looduses. No minul meenub ka see, et ükskord tuli see kaart mul välja ja läksin postkastis kirja võtma ja mida ma näen? Postkasti oli pisike sisaliku poeg magama läinud. Ja mul on tunne, et ma sellesse gruppi tõmban viimaseks kaardiks siis sõnumi sinu inimeselt. Ehk siis see naine, kes kaotas eelmises elus selle oma hingesugulase ja selles elus on siis toimunud taaskohtumine, et mida siis see mees soovib sulle öelda. Vaatame, mis siit välja tuleb. Kas tal on sulle mingisugune sõnum, mida ta tahab, et sa teaksid? Ma tunnen, et sa ei teinud mind oma elus esimeseks prioriteediks. Ma ei anu enam sinu armastust, ma väärin parimat. See tundub sellisest natukene solvumiskohast olema, et ma ei tea, kas sa oled teda mingis mõttes natuke solvanud või ta tunneb, et ta ei saa piisavalt tähelepanu. Võtan ühe sõnumi veel, ehk saada täpsustust. Nii. Meie ühendus on nii tugev, ma tunnen sind nii intensiivselt. Mul on raske oma eluga edasi minna. Jah, ta on ikkagi seotud. Ja mõtleb su peale ja kaardid pigem ütlevad, et see side on turvaline. Võib-olla võtaks siiski, kuigi ma lubasin, et see jääb viimaseks,
siis kuna siin on tegemist nii-öelda kahe inimese sidemega, siis võtame paar kaarti. Kui nüüd sa toimid nii, nagu sa praegu toimid ja sündmused jätkuvad nii, nagu sa praegu arvad ja tunned, tuletan meelde, et taro ei ole ennustamine, see näitab ainult arengusuundi, kui sündmused jätkuvad nii, et sa muudatusi ei tee. Kui sa usaldad ja lood selle inimesega sidema, siis mis on tulemus? Nii. Igal juhul midagi väga vapustavat. Tuli välja saatuse ratas ja torn. Torn tähendab suuri elusündmusi, mis võivad sind esialgu rivist välja viia, aga õnneratas siin kõrval ütleb, et, ja ta tuli õiget pidi, et sa oled hoitud ja kaitstud kõrgemalt poolt ja sa ei peaks kartma. Mul on tunne, et ühte kaarti on siiski veel vaja, sest muidu jääb sõnum poolikuks. Kui tore. Sauvade kuningas ehk siis see meesterahvas, kes oli eelmises elus karikate kuningas, hästi emotsionaalne ja intellektuaalne ja tark, on selles elus hambur, jäär, lõvi, tähemärk ei pruugi täpne olla, aga toon lihtsalt välja. Igal juhul hästi kirglik meesterahvas, tuline ja ma saan täiesti aru, miks see madal eneseväärsus sul kaardina välja tuli. Ta tundub niivõrd karismaatiline, et sa ei suuda uskuda, et temasugune mees siis sinule tähelepanu pöörab. Aga ta teeb seda ja ta šokeerib sind sellega, et ta ikkagi tuleb su juurde nii hopsti. Aga sa kipud üle mõtlema ja nii võib tekkida seisak. Sa vajad küll sellist hetkest pausi, et oma tunnetes selgusele jõuda, aga ära lase mõtetel kerida. Usalda elu. Nii, nüüd ma tunnen, et selle grupiga on kõik. Vaatame, mida järgmine grupp toob. Ja teine oli siis tiigrisilm. Nii, ja tiigrisilm ja need toredad Eesti tarokaardid. Mida siis tiigrisilma kohta ma leidsin põnevat? Tiigrisilm on julguse, raha, tahte, jõu, kaitse, isikliku väe ja enesekindluse kivi. Ta on õnnetooja. Et kui on, ma ei tea, eksamile minek või mingi tähtis eluloosündmus, pista taskusse. See on mehelik energia kindlasti, ta on tugev, soe ja tasakaalustav. Aitab konflikte lahendada. Tähemärkidest on seotud temaga kaljukits, hambur, sõnn, kaksikud lõvi, planeedid päike ja maa ja jällegi tule energia. Ma siis saan täiesti aru, miks see kaksikleegi teema siis täna nii päevakajaline on, sellepärast, et need kivid ka kannavad väga palju siis tuleenergiat. Ja see nimi tiigrisilm tulebki, kui te vaatate natukene seda kassi või tiigrisilma, ta meenutab. Muide, keskajal kanti tiigrisilma kaitseks siis nõiduste ja needuste eest. Et paljud legendid räägivad, et tiigrisilma kandja on siis tugeva tervisega, tal on selged mõtted ja ta on vaimselt tasakaalus. Ja kui seda nüüd kodukaitseks kasutada, siis võib seda kivi hoida siis välisukse läheduses, et ta on siis selline jõuline kaitsja. Nii, ja nüüd läheme siis sellesse kanaldusse ja see kivi seob mul seose mingisuguse tugeva meheliku energiaga, sõjamees, mingi tähtis ametnik, mingisugune väepealik. Vaatame taradega järele, mis täpsemalt tuleb, kes või mis ta on.
ja siis selle grupi, Tiigrisilma grupi eelmise elu kohta räägivad tarokaardid. Nii, seekord on mul tunne, et me teeme niimoodi ja võtame siis 5 kaarti. Sauade 10, mõõkade 8, müntide rüütel, müntide äss ja mõõkade 2. Kaardipaki põhjas on sauade kuningas. Nii, siin ma näen kohe siis tõesti sellist, nagu ma ütlesin, mehine energia. Mõõkade 2 võib-olla ühest küljest kahe vahel olija, segaduses olija, kes ei tea, mis tulevik toob, aga selles on ka omajagu sõjakust. Sõjakust nii sõnaliselt kui ka sõna otseses mõttes relvade käsitluses. See võis olla inimene, kes enne tegutses ja siis mõtles. Seda nii-öelda kinnitab ka see, et need justkui ahistavad piirid tema ümber hoidsid teda kuskil eraldi. Ma ei tea, kas ta oli kodumaalt kaugel või oli vangistuses, igatahes ta oli olukorras, kus ta arvas, et ta olukord on hullem kui tegelikult. Aga jällegi silmad on küll seotud, aga kui tähelepanelikult vaadata, siis ükski mõõk teda ei puuduta. Ta siiski oli kaitstud. Tegemist oli üsna eduka inimesega, sest müntide äss on väikese arkaani kõige edukam kaart, mis näitab siis uusi algusi, rahalist edu, nii-öelda väikese arkaani päike. Müntide rüütel on üsna aeglane kaart. Siin vastukaaluks nüüd nende õhujõule ehk siis õhuenergia jõule ehk siis nendele mõõkadele on tema tasakaalukam. Mulle tundub, et selles grupis ei ole mitte armastajate energia, vaid kahe vastandliku inimese, sõbra, meesenergia konflikt. Üks nendest siis selline tasakaalukas, maine, teine sõjakas, impulsiivne ja sauade 10 tähendab ka üsna rasket teekonda. Ja sauad on üldse sellised impulsiivsed ja kirglikud. 10 tähendab siis mingi teekonna lõppu, järelikult on siin viide siis selle teekonna lõpule ja me peamegi siis seda nii-öelda silmaklapid maha võtma ja küsima siis, mis seal teekonna lõpus siis juhtus. Nüüd ma kasutan võib-olla natuke teistsuguseid kaarte kui eelmise grupi puhul. Alustan võib-olla kohe nendest kaartidest. Missugused sündmused seal eelmises elu lõpus siis olid, mis mõjutasid seda inimest. Nii. Ikkagi tuli abielu ja liidu kaart, aga seekord tuli rohkem siit pakist. Esimesena tuli siis paradiis. Tundub, et see inimene elas küllalt õnnelikku elu, vähemalt alguses, sest ka tähistaevas näitab unistuste täitumisele ja rõõmule. Aga konfliktid
on siis mingi liidu või abieluga seoses ja kuna ma siin ikkagi nägin 2 meesterahvast, siit tuleb välja võitlus ja kõrb, mis võib näidata, et see allakäik ja probleem sai alguse siis mingisugusest abielust. Nii, mis selle abieluga siis oli? Ehk siis võtame tarode käest küsime. Mis probleem selle abieluga siis oli, kuidas see neid, uus algus, nari teekond. Vaatame, kas see naisterahvas ka tuleb siia kõrvale välja, et sellest mingisugust aimu saada. Päike, maag, nõidus, armumaagia. Jällegi hüppas see sauade kuningas välja ja vaatame, kas me saame selle naisterahva ka siia kõrvale, et aimu saada, kes ta on ja mis seal juhtus. Nii, tooran. Suured tunded. Enesekaitse ja puudusteadus, müntide 5. Miks mulle turgatab pähe selline sõna nagu armumaagia? Justkui üks meesterahvas oleks ühe naise südame ebaausal moel endale saanud. Nii, mulle tundub, et ma võtan ja avan siin ühe kaardipaki, mida ma täna ei ole üldse veel kasutanud. Vaatame, mis siit tuleb. Nii, lahtilaskmise vajadus loomulikul teel, siis nii-öelda situatsiooni lahendamine. Siin pildi peal on siis meesterahvas ja naisterahvas ja naine ja inglid. Aga millegipärast tundub justkui see laps vaatab selle mehe poole kuidagi võõristavalt, nagu see ei oleks tema isa. Räägin välja kõik, mis praegu tuleb. Selline situatsioon, et see naine oli abielus, mingi armumaagia või mingi sellise, ma ei tea, tumeda asja tõttu kõrvaldati see mees ja nii-öelda see naine võeti üle teise mehe poolt, kes siis tahtis ta vägisi enda omaks teha, aga võib-olla siis olid eelmisest abielust ka lapsed. Nii, kas veel midagi täpsustavat? Nii, uus armastus, uus inimene, uued tunded ja muutused. Ehk siis selle naise ellu tuli uus armastus. Eelmise elu suhe. Jällegi tundub, et mingis mõttes oled selle eelmise elu negatiivse inimesega, kes sulle on eelmises elus haiget teinud, kokku puutunud. Kuskil reisil, millegipärast Veneetsia kangastub selle kaardiga, kuigi kaardi nimi on mesinädalad. Koos olemise aeg. Avatud meelega suhtlus, üks mees, 2 naisterahvast, mingisugune salongivestlus. Ma ei tea, kas need märksõnad kuidagi sind kõnetavad. Mina ei pea teadma, mida need sulle ütlevad. Nii, aga vaatame siis kaksikleegi kaartidega, see näitab ka teisi hingesidemeid ja üleüldse enesearengu neid õppimiskohti.
et mis on siis see karma teema või see hinge teema, mis sealt eelmisest elust on edasi tulnud või mis sind mõjutab või millele sa lahendust otsid, kuidas see selle looga on seotud. Tahab välja tulla, no las ta siis tuleb, aga lasen ühel kaardil ka endal kukkuda. Mõnikord on niimoodi, et kohe jääb mingi kaart näppu ja tahab välja tulla. Nii, üks kukkus. Siin on nüüd mingi karma situatsioon, kus antakse selge käsklus kõnni minema. Selge sõnum lahkuda sellest situatsioonist ja suhtest. Millegipärast on meelde tuletus, et tuleb olla maandatud enda ja loodusega heas kontaktis ja keskenduda pigem siis maistele teemadele, eluterve ja mõõdukas olek. Mulle tundub, et sa oled eelmises elus sellest suhtest tahtnud põgeneda ja mingil karmaatilisel moel on see suhe sinu ellu siia kaasa tulnud. Ja sa tahaks sellest olukorrast põgeneda, sest millegipärast tundub, et see inimene midagi hirmutav tundub, ei ole õige. Nii, 2 sõnumit tuli minu kaardipakist. Võib-olla unenägusid oled viimasel ajal näinud, mis on sind sellele teemale mõtlema pannud. Unenägude maailmas oleme vabad maistest, kammitsatest ning näeme tõde. Mõtle oma unenäole ning otsi sümbolite tähenduste kaudu sõnumit. Kui tunned ühendust, ole kohal, kui mitte, siis hoolitse enda eest ja keskendu sellele, mis toob sulle rahu. Kaksikhinge tee ei ole see, kus peab kedagi otsima või ootama. See toimub sageli sisemiselt nähtamatult ja siis, kui on õige aeg. Nii, millegipärast mulle tundub, et ma pean võtma viimase kaardi. Ma ei taha muid kaarte kasutada ja seekord tuli sõnum kohe väga ruttu ja lausa 3 kaardina. Meie ühendus on nii tugev, ma tunnetan sind nii intensiivselt, mul on raske oma eluga edasi minna. Üsna karmaatiline sõnum. Me oleme hingepartnerid, meievaheline ühendus on väga tugev ja väga sügav. Ma tean seda, kas sa tunned sama, mis mina. See võib ka olla selline karmaatiline, sellist asja nagu vale kaksikleek ei ole olemas. On kaksikleek või mitte kaksikleek, aga sageli selliseid karmaatilisi inimesi, kes tulevad elu raputama, võidakse niimoodi nimetada. Et siin on 11 tundnud seda sidet tugevamana kui teine, aga tegemist on järgmine või viimane sõnum ongi, see seletab kõik. Meie egod lõhkusid meie omavahelise suhte. Kumb meist on kangem? Kes annab esimesena alla? Mina ei anna alla. Kui sa minuga ühendust ei võta, siis võib meie omavaheline vaikus kesta igavesti. Ma ootan sinu sammu, kuid ise seda ma ei tee. Natuke kurb on sellise sõnumiga lõpetada, aga elus on kõik õppetunnid vajalikud. Pigem võtaksin seda rahulikult ja vaataks, mis edasi saab. Nii nagu see kaart soovitas. Mis ma siit oma pakist võtsin, et keskenduda hetkele, et kui ühendus on, siis on, kui ei ole, siis ei ole. Eks elu näitab, mis saab. Nii, lähme viimase grupi juurde ja tsitriin ehk kassikuld ja minu esimesed tarokaardid, mis mulle kingiti. Miks ma ütlesin tsitriin? Püriit. See tsitriin natukene siin vist mind mõjutab, paneme ta siia poole. Keskendume ikkagi püriidile.
Mida siis püriidi kohta võiks mainida? No päikesemärk kindlasti lõvi, päike ja jälle tuli. Värv võib-olla kuldne, mesingkollane, selline kollakas, kohati hallikas. See on siis küllusekristall, hästi positiivse energiaga, nagu öeldud, kassikullaks kutsutakse. Annab elujõudu, süvendab tahtejõudu ja usku endasse. Kaitsekivina on ta väga hea energiakilp. Igasugused halvad energiad hoiab kohe kindlasti eemal. Ja mida siis veel lisada? No näiteks selline nipp, pane püriit endale rahakotti või kodu külluse nurka, et suurendada raha juurdevoolu. Ja kreeka keelest tulnud sõna püriit tähendabki tulist, et ta justkui neid sädemeid lööb ja võib-olla siis ka see, et teda on hüütud vaese mehe kullaks, et tegemist ei ole päris kullaga. Nii, kuldne elu, võltskuld, fassaad. See eelmine elu on olnud selline, mis välja paistab teistele. Unistuste elu, midagi helget, midagi ilusat. Aga kõik ei ole kuld, mis hiilgab, võib püriit ka olla. Vaatame, mis siit tuleb. Nii, püriidi kropp, mis eelmise elu mõjutused on siia ellu tulnud ja mis seal eelmises elus siis juhtus, millistele mõjutustele me peame keskenduma. Nii, vaatame. Nii, mõõkade 5. Kui nüüd tänapäevale mõelda, siis see kaart võib nii-öelda siseheitlusi ja nii-öelda iseendaga tülis olemist siis tähendada, aga kui ma nüüd eelmise elu peale mõtlen, siis mulle tundub pigem see sõjakus, nii-öelda päriselt sõjakus. Ja need mõõgad siin vehivad. Ja mõõkade 4. Mõõkade 4 tähendab ülemõtlemist, aja maha võtmist, asjata viivitamist, mitte siis arenguteel edasi minemist, vanasse kinni jäämist. Inimene, no see on selline inimene, kes naudib kannatusi ja selles mõttes naudib, et talle meeldib, kui teda aletsetakse. Nii, mul on siin mõned kaardid, mis on nii-öelda need tühjad kaardid, mis muidu tähendavad nii-öelda sellist nagu otsustamatust või et tulevik ei ole paika pandud, siis mul on mõned siin täis kirjutatud ja tundub, et sinu mõte või see minu mõte on siis üsna tõene, et seda tüüpi inimene siin eelmises elus on tõesti olnud. Nii, mis me veel temast teada saame? Vaatame, mis lugusid tuleb, 2 kaarti. Nii, tundub, et tegemist oli naisterahvaga, üsna külm, kaalutletav, samas tark, manipuleeriv, teadmistega ja mõõdukus selle koos mõõkade kuningannaga siin minu jaoks ka tekib see nii-öelda kurja võõrasema selline pilt, et justkui väliselt teistele näitab, et ta on malbe ja rahulik, aga tegelikult sõjakus pakuks välja, et siin ka mingisuguste selliste mustade jõududega koostööd on tehtud. Tunnen, et pean veel segama ja võtma. Nii. Mulle tundus, et kaart lendas siia. No nii, surmakaart. Tagurpidi lendas pakki. Transformatsioon. Selle nii-öelda jääkuninganna transformatsioon eelmises elus on olnud üsna sõjakas.
mida ta seal siis tegi, mis tema tegudes siis siia ellu on kaasa tulnud. Ahah, narri teekond, vaimsel teel olija, aga tundub, et negatiivsuses edasi arenenud ja pigem musta maagiaga tegelenud. Nii, jah. Mõõkade baas ja saatan on püüdnud nii-öelda sellist, kuidas ma ütlen, elus pikerdada, kuulujutte levitada, kergemat teed pidi minna, sõltuvused, pahed, sauade viis, ikkagi selline sisemine konflikt ka ja väliselt tõesti selline maine, rahulik ja kena ja justkui koduhoidja paistab, aga tegelikult on karikate viis ehk siis 3 karikat on tühja, 2 on täis. Et kui ta oleks nüüd nii-öelda enda suhtumist näitav, et siis oleks nii, et inimene ei näe neid 2 karikat ja keskendub halvale, siis tema siin hoiab käes 2 karikat kohe teadlikult ja need maha läinud karikad on pigem siis see, mis ussitab tal seespool. Nii, kuidas sellise isiksuse mõju ja mismoodi siis, võib-olla võtame siin äkki neid ka, et mis sündmusi ta siis põhjustas või mis sellega seotud on. Korraks viiksas lõi teistpidi jälle abielukaart, aga segan, kui ta peab välja tulema, ta kukub teist korda veel, kui mitte, siis oli lihtsalt kõrvalteema, mida praegu vaja ei olnud. Nii, mis sealt tuli? Nii. Teekond, enesearengu teekond, jah, siin on tegemist alkeemikuga eelmises elus olnud, kes on siis mingil teennurgal vale suuna võtnud ja läinud siis seda teed, mis on selle musta maagiani viinud. Nii. Ja pilved, selline pahur isiksus pigem ütleks. Nii, ja mis oli siis see kõige hullem tegu, mis ta tegi, mis on see, mis on nii-öelda karmana siia ellu kaasa tulnud, millega on see seotud? See peegeldub kuidagi suguvõsas, juured, puu ja tulevad välja sellised kaardid ka nagu siis nii kirst ehk siis selge viide ikkagi ka eelmisele elule või siis surnud sugulastele eelmises elus, alateadvus, kuukaart ehk siis varjatud nii-öelda teadmised ja ratsanik ehk siis oma tee otsija. Nii, aga päris täpselt me ikkagi teada ei saanud, mis oli see tegu, mis nagu karmana on tulnud sellesse ellu. Mis valdkonnaga seotud? Kindlus. Tundub, et ta on enda ümber ikkagi päris tugeva müüri eluajal ehitanud. Ta ei ole ennast avanud ja see jääkuninganna talvekaardina tõesti siis ka on kõnekas ja no teadmised, jällegi seesama kaart, mis siin ühes teises grupis oli, et salajased teadmised on seda mõjutanud. Ja ta on ikka päris korralikke kaose teinud, võib-olla isegi mingisuguse sõja põhjustanud. Nii, hea küll. See selleks. Millised teemad siis selle karmavõlaga siia ellu on üle kandunud? Miks see hing siis tundis vajadust seda gruppi valida? Mis teema teda trigerdab? Iseendale andestamine või üldse andestamise teema. Tööta andestamise kallal.
Sinu emotsionaalne ja vaimne areng on praegu andestamisega seotud. Millele või kellele sa pead andestama? Andestamine ei ole toimunu heakskiit, vaid selle vabastamine enda energiaväljast läbi olukorra mõistmise ja aktsepteerimise. Kui sa oled andestanud ja jõudnud aktsepteerimisse, siis sa saad vabana jätkata oma teed, ilma et sarnane situatsioon uuesti su ellu tuleks seda õpetama. Kohe tahavad sellised sõnad üle huulte tulla, et ma ei tea, kuidas see sind kõnetab, aga selline sõnum, et sa ei ole oma eelmise elu tegusid endale alateadlikult andestanud, sa võib-olla tõenäoliselt ei mäleta neid, ei tea, mis nad olid, aga selle andestamise taga võib olla siis ka selline enda välimusse kriitiline suhtumine, mõtlemine, mis nüüd mina, vähene eneseusk, kõik need teemad võivad sellega seotud olla. Aga võib-olla tahan küsida, kuidas paarisuhetesse kajastub, et kas sellest grupist mingisugune hingeside välja tuleb või on see püriidi teema siis hoopis midagi muud. Et ega me ei pea seda kaksikleegi teemat igale poole suruma, aga tuli tõmme teineteise poole, tugev magnetism, mis on üldiselt selle teemaga seotud. Ja mis siit veel tuleb? Igavesti nooruslikult kestev armastus. Nii, selle inimese elus kindlasti on suhetel oluline koht. Ja jumalik kajastus otseselt küll nii-öelda kaksikleegi kaarti välja ei tulnud või viitele, aga mingi sügav hingeline side on siin olemas küll. Ja nüüd ongi oluline, et saaks see andestamise haav parandatud, et sellel üsna potentsiaalikal suhtel ka tulevikku oleks. Sest siin on vastastikused tunded, see on väga ilus kaardi valik. Nii, ja sõnum. Iseendale ruumi tegemine ei ole egoism, vaid püha enesehoid. Kaksikhinge teekonnal on enese eest hoolitsemine esimene ülesanne. Ikkagi tuli see sõna kaksikleek siit välja. Et fookus endale. See ei loe, et ka teine on sinust huvitatud. Ta võib seda mitte välja näidata. Sina ei pea temale keskenduma. See suhe areneb siis, kui sa õpid ennast uuesti armastama. Sa õpid ennast väärtustama, sa saad aru, kui oluline sa oled, sest naisprintsiip on see, kes seda teekonda edasi veab. Ma ei tea, millegipärast kuukaardid jäid praegu silma. Need olid siin algusest peale mul laua peal, ma neid ei ole mujal kasutanud, aga nädalavahetusel on ju see võimas Ambri täiskuu tulemas, mis kindlasti alustab palju uut ja huvitavat. Nii, ja sinu jaoks ütleb ta seda, et seisa oma hirmudega silmitsi ja kuu loomine Skorpionis. Et Skorpion on siis alateadvus, oma hirmudega tegelemine ja siin ongi siis selge vihje sellele, et selleks, et see ilus armastus saaks tulla ja kõik su elus hästi läheks, sa pead iseennast armastama õppima ja iseendale andestama. See, mis eelmises elus oli, see oli eelmises elus. See ei tähenda, et sa selles elus see jääkuninganna oled. Hingel on vaja igasuguseid kogemusi. Nii, hakkasid näpuga need haldjakaardid. Inspiratsioon.
Ole valmis, sest varsti külastab sind inspiratsioonihaldjas. Olgu õhtu või hommik, ta võib ilmuda igal ajal. Kui sa tegeled loominguga, siis see on selge sõnum, et oma alateadvuse hirme ja madalat enesehinnangut ja andestamise teemasid saad läbi loomingu tervendada. Joonistamine, luuletamine, kõik see on väga teraapiline. Võin omast käest kinnitada. Minu luulekogu ongi kogu selle kaksikleegi teekonna nii-öelda läbi sõelutud tunnete kompott. Ja sinu inimeselt siis sulle sõnum, oih, tuli kohe. Liiga palju on valesti mõistmist, ma ei soovi anda sulle valesid lubadusi. Ehk siis see inimene on praegu hästi ettevaatlik. Ta ei taha nii-öelda tekitada olukorda, kus sa hakkad lootma rohkemat, kui ta hetkel valmis on andma. See ei tähenda, et see olukord kunagi muutuda ei võiks. Nii, ja nüüd ma tunnen, et on kõik. Sai siis seekord selline hirmus pikk video, aga anna siis teada, kas kuidagi kõnetas või mõnel äkki lõi lausa tulukese vilkuma ja mingid tseen eelmisest elust meenus või mingid nii-öelda need õppekohad. Kordan veel kord, taro ei ole ennustamine. Taro ja igasugused muud kaardid aitavad näha seda, mis su alateadvuses on peidus. Ja kui sind see ladumine kõnetab, pane like, telli mu kanal. See on sulle tasuta. Ja nii nagu telefon mulle märka andis, nüüd on aeg siit kanalist väljuda ja oma argipäevaste toimetuste juurde tagasi minna. Ilusat päeva sulle!